ja esimene võtt. Ilus. No nii, lõpuks midagi põhjaõnge otsas ja tundub midagi suuremat olevat. Ja lasen ta ikka lahti, nii et läks. No tere jälle. Eile küll rääkisin, et puhkusaeg vist rohkem kalale ei lähe, aga ilm oli hommikul mõnus ja mis sa seal kodus ikka passid. Terve päev on veel aega. Mõtlesin, et tulen siis oma vanasse põhikohta 3-4 tunniks. Vaja ju ussid ära kuulutada, mis on siin saanud tagavaraks osta. Aga pikka juttu ei ole. Seal on räim, siin on spinning, seal on põhjakas ja anname tuld. Ja esimene võtt. Ilus. Ja ahven. Ja suur ahven. Lahe. Nii, siit siis landiga esimene see aasta. Siit lõigust ei ole saanudki. Noh, ilus päts. Läheb sumpa ja püüame edasi. Mul on tunne, et siin käis praegu haug sumbas olevat ahvenat luuramas. Ja kohe muidugi puu taha jälle. Tore, tore. Kogu aeg unustan ära, et siin on üks puunott on siin. Ja sellest olen nüüd vist ilma kah, see tundub, et on ümber noti keeranud ennast ja jama küll. See on kinni, mis kinni. Tuli lahti, vedas. Okei, meil tuli haug hoopis otsa. Ja on olemas ilus suur kala. Ossa poiss. Ossa juudas. See nüüd on mingi 4-kilone või? Joh, ei tii. Mitu asja korraga kohe. Süda seisma, kurat, ei. See läks puu taha ka veel. No, uju välja sellega. Täitsa pekkis. Kas ta on puu taga või? No, uju välja sealt sellega. Mul on tunne, et siin tuleb jälle vette minna vist. Ujuski puu taha kuskile. Ära ütle, ma sellest nüüd ilma jään. Tänu sellele. Mis pidi ta nüüd see taha ujus siis? Korralikult puu taga, jah. Täitsa tead, ausõna.
on jah, puu taga raisk. Nii, kas mul nüüd tuleb püksid jalast ära võtta ja ette minna või? Noh, tuli ära. Edas. See on nüüd alles jurakas, kurat. Peaks nüüd kõik sõlmed, värgid vastu. Oi. See on nüüd elurekord. See on nüüd elurekord, kui selle kätte saab. Joh, ei tea. Tere, tore, kurat. Ära mine puu taha jälle, kurat. GoPro tsükkel sai ka just täis. Aga kätte sain. Joh, ei tea, mul vist on praegu pulss on. Pulss on mul, ma ei tea, suur. Oota, ma hingan natukene. Kellal läksid pildid tasku kohe. Vaat sellised lood siis. Nii et surnud räim, kurat, vabandust, toimib küll. Oota, ma hingan natukene, see on ikka niuke jurakas, et oi. Ära nüüd siputa enam rohkem, oota, ära mine. Paned mul kalda poole plagama jälle. Et kuskile lõpuste vahel jälle oma käsi aja, mul on sellega halvad mälestused. Oi. Nii, issand, see on mingi 5 kilo. Selline poiss siis. Ma tulen kohe sellega eemale siia. Ossa poiss. Noh. Kas pole kala? Okei, ma panen vahepeal kaamera kinni, võtan konksu välja ja siis mõõdame ja kaalume ära. Jess! No nii. Kaaluks siis 5,060. Pikkuse mõõdame ka kohe ära. Pulss on ikka veel laes täiega. Nii, mis ta pikkuseks on? Pikkuseks on tal siis, intšides ei taha. Pikkuseks on 88 senti. Nii, aga ma arvan, et selle ma võtan ikkagi koju ära. Rekord esimene haug ja eks järgmise võib siis lahti lasta. Lõpetame selle elupäevad ilusti ära ja ega nüüd enam rohkem midagi ei olegi teha siin, vist tuleb koju minna. Seda ei hakka haugilõksudega vist ette ka panema vahepeal. Aga no ma vaatan. Pole veel siin 2 tundigi olnud. Natuke üritan nüüd rahuneda ka veel ja siis vaatame edasi. Okei, jätkame. Nii, natuke mõtlemist ja kaalumist ja mõtlesin, et lasen ta ikkagi lahti, et see on nii suur ilus kala, trofeekala nii-öelda. Laseme ta lahti ja las toodab järglaseid veel. Kõike ilusti filmi, kuidas ta mulle tuli. Ja lasen ta ikka lahti, nii et läks. Lahe. Nii et näed, tasus viimasel puhkusepäeval ikka kalale tulla. Joh, ei tea, vaat see on alles kogemus. Selle nimel tasub kalal käia juba. Aga okei, paneme räimeõnga uuesti uue räimega püügile ja äkki tuleb mõni väiksem, mida kannatab koju viia. Natuke veel rahunen ja hakkan uuesti püüdma. Jätkame. No nii, lõpuks midagi põhjaõnge otsas ja tundub midagi suuremat olevat. Kas haug või kes see on meil? Ohoh. Ja muidugi teeme selle kuskile põhja kinni. Oh, kurat. Kus ta nüüd kinni jäi siis? Tuli lahti. Jäi otsa ka. Ilus ahven.
hopsti. Oppa. Täna kohe ilus päev. Tule siia. Võttis keskmist siis. See nüüd on see rakendus, millest ma rääkisin, kus on traadid, mis hoiavad lipsu eemal. Kas saame konksu kätte ka ilusti? Jälle söövad sisse. Oi. Nii, konks käes ilusti. Noh, jälle ilus pats. Kuskil 200, pea 300 vist. Lähme kaalume igaksugus ära. Nii, täna vist saab siis ahvenarooga. Lahe, jätkame. Nii, uus augi võtt jälle. Kork on ilusti vee all. Vaatame, kui suur see kord on. Ja olemas. Korralik jälle. Selle saab koju viia vist. Konks on ilusti sees küll. Ikka nibin-nabin mõõdukas vist. Ops. See on ehk tea. Täpselt mõõdus kindlasti vist ei ole, aga vaatame, konks on vaja kätte saada ja mõõdame ära. Noh, tegelikult ilus, aga vist alamõõduline. Okei, ma võtan konksu välja, teeme mõõtmised ja siis vaatame edasi. No nii, mõõdame selle ära, see on 50 ja 4 senti, noh, nii et mõõdukala. Ma arvan, see on niisugune paras lisa nendele tänasele 2 ahvenale. Panen ta esialgu haugilõksudega vette elama ja siis vaatame edasi. Kaalume ära ka, aga see on niisugune kilo võib-olla maksimum. Kohe laseme su vette hingama. Noh, vilja eranest nüüd. 950 täpselt. Okei, paneme ta praegu haugilõksudega vette ja siis vaatame edasi. No nii, võtame siis tõeliselt viimase puhkusepäeva kalalkäigu kokku. Oli väga mega lahe päev. Tuli 2 ahvenat, 1 landiga, teine põhjakaga, 315 grammi. Ja räim toimis täna lausa imeliselt. 1 5-kilone haug, mis läks tagasi järglasi tootma. Alguses küll mõtlesin, et võtan koju, aga sellises suuruses, noh, las ta elab. Seda muidu sööksin siin paar nädalat vist ja jaga veel sugulastele ka. Ja teine väiksem haug oli 950 grammi, 54 senti pikk, see läheb koju koos ahvenatega. Ja suur haug oli 87 sentimeetrit pikk. Ühesõnaga väga mega lahe päev. Puhkus on nüüd läbi, saan nüüd käia nädalavahetustel ainult kalal. Ma ei tea, kas järgmine nädalavahetus tulen siia Kundasse või mitte. Eks siis ole näha, käin kuidas käin ja kui midagi näidata, siis näitan. Sulle aga suur tänu vaatamast. Kui raatsid, pane like ja subscribe ja tule ikka tagasi. Näeme järgmine kord ja tšau. Nii, võtame siis kalad välja ka. Alustame haugist. See on mul siin haugi lõksu otsas. Väga head asjad, ütlen. Soovitan kõigile kasutada. Ma arvan küll, et üks humaansemaid viise haugi elus hoidmiseks nii kaua, kuni ta
koju minekut ootab või otsustust, et kas võtad koju kaasa või mitte. Kohe teeme talle viisaka elu lõpetamise ja võtame välja ka ahvenad. Sellised siis üks 315 ja teine väiksem. Suurem sai natuke haiget ja suri kahjuks kohe ära, aga väiksem veel elab. Sellel teeme ka krõpsu ja läheb koju siis. Et siis sellised ilusad kalad. Vot nii, aga midagi, näeme järgmine kord.